ma ei tea, kas me katsetame tiiperit ka või? Tere kõigile vaatajatele! Tänase video on teieni toonud niisugune huvitav asi nagu tiiper. Ja tiiper on, kes veel ei tea, siis ta on õngega visatav kajalood, mis ühildub sinu telefoniga ära. Saad rahuliku südamega vaadata, kas kala ka kuskil läheduses on. Tiiper on niisugune väga kerge asi alustuseks, ma tahan öelda. Väga kergesti kasutatav, väga vähe ruumi võtab. Näed, mul on tiiper siin niimoodi koti sees. Sa saad selle nii-öelda selle kotiga koos, täitsa koti sees olemas, see tiiper. Ja mida mina teha tahan, ongi tegelikult see, et ma esimese asjana panengi selle tiiperi endale õnge otsa ja proovin sellega visata. Täna on kahjuks vähe niisugune tuulisem ilm. Me tulime küll oma kummipaadiga, aga suutsime kummipaadi sisse augu teha, sest see üritus oligi kohe paugu pealt. Õnneks mingid kohalikud olid siin, need ütlesid, et kuule, et meil on siin paadi laenutus, võtta paat. Täitsa pekki, see üritus õnneks ei läinud. Oota, aga miks ma õnge otsa panen? Meil on, paadi külge võib panna. Samas siis ma pean üle sõitma, vaata, sellest. Ma võin öelda seda teile veel, kallid vaatajad, et natukene on süda paha. Või noh, rõvedalt loksutab seda paati. Kummipaat on ikka kurat öö ja päev niisugust aga võrreldes risk. Oi, oleks kummipaat kurat või mingi vähe parem paat risk, siis võiks igasuguseid asju teha siin, aga praegu ei taha isegi väga liigutada ennast. Rääkimata kalapüügist. Mul on siin kiirkinnitus, on ju. Kiirkinnitus, paneme siit kiirkinnituse külge selle. Naksti. Kiirkinnituse küljes ilusti, pump. Nüüd otsime ruttu oma ustava telefoni välja. Väidetavalt kohalikud kalamehed ütlesid, et siin on kuni 15 meetrit sügav. Aha, juba näitab, et 2,2 meetri peal on kalad. Üks ja sama kala vist. 2,4 meie all on jah, hunnikus kalu. Üks mingi pirakas elukas, 2,2 meetri peal siin samas. Meie alt ujuvad läbi. Üks suurem loom. Ma pean panema, ma tahan settings. Sonar mode, vahetad ära, et millist sa tahad. Näed, siin on paadi mood on eraldi, ma ei tea, mis see endast kujutab. Ahah, ma ei tea, miks see. Aga praegu mul ei ole ju paadist, issand, ma olen idiot. Paneme onshore GPS mode, et ta näitab GPS-iga, kus kohas me oleme ja ta näitab sügavust siis ka nii-öelda, järve sügavust. Ja nagu näha on, siin kohe ilusti jookseb see tiiper, näitab kalu. Oi, mingi väga suur elukas on, kuuled. Mingi väga suur elukas on meie all 2 meetri peal. Suured poisid, kurat, kalad ujuvad. Mingi parv on siin samas. Joh, ei tii raisk. Ossar raisk. Äkki see on see üks ja sama kala. Ei, no siin näitab mingi 10 erinevat. Sa pead nägema seda, mis siin toimub. Vaata. Paksult täis on siit alt 2,2 meetri peal meil kalu. Ja mida see tiiper praegu teeb veel, et ta lindistab üles GPS-i. Siin on paksult, siin on mingi parv, siin on ahvena parv meil all, mul on niuke tunne. Ma panen niukse mölaka jätsa. Ma täna tahan ainult haugi saada, mind midagi muud üldse ei koti. Puhtalt haugi peal väljas. Ma võin nii palju öelda, et see uus õng on päris hea. Kes mind ei tea, siis tegelikult landipüük on mu lemmikpüük. Kuigi ma olen mingi ühes videos ainult landiga püüdmus käinud vist või. Aga ma ei olegi suvi otsa jõudnud paadiga kuskile, kalale ja nii edasi, aga haug ja lant on mu lemmik korradi püügivahend ja meetod risk. Võib-olla on natuke liiga pinnapealne lant mul hetke momendil muidugi. Nii, see käib siia naksli selle külge. Selle osa me kinnitame paadi külge. Mind on alati huvitanud, kas paadimootor segab seda korradi kajaloodi. See käepide nii-öelda. Selle ma panen nüüd siis, siia paadi külge. Tõstame selle käe natuke rohkem välja. Vääname seda natuke asendit talle sisse. Kõige nurga all oleks. Paneme natuke veel junksu. Tiiper on nüüd paadi taga meil sees. Üks asi, mis ta kohe ära ütleb, on see, et põhimõtteliselt siin on 6 meetrit sügavust. Mingid kalakesed ujuvad pisikesed siin. Nii, aga ma siis panen hoopis endale mingi kummilandi või mingi muu landi, jah? Kuna siin on nii sügav. Saab põhjas püüda selle kummilandiga enam-vähem. Nii, mis siin tiiper teeb? Jah, näitab, et põhjas on mingi suurem kala 6 meetri peal. Ma lasengi lihtsalt selle landi praegu põhja või, kui ta vajub. Mõtleme, kas see tiiper tuvastaks minu lanti ka, kui ma tahaks. Näitab jälle mingi põhjas, täiesti põhjas on mingi kala. Nüüd ma teen nagu talvist kalapüüki selle kummilandiga. Aga ei ole vist keegi huvitatud sellest. Nüüd ma viskan selle kummilandi sinna, lasen tal vajuda natuke ja siis niimoodi nõks, lasen vajuda jälle. Haug vaatab, et vigastatud kala on. Teen jälle nõks, tõstan üles, lasen tal alla vajuda selle kummilandile. Ma vaatan, mis siit... Oi,
noh, sensitivity, et kui õrnalt ta näitab, on mul 50%. No. See on väga hea, muidu 70 peal oli nagu soovitatud nii-öelda, et tuvastaks kalu. Ja praegu meie all on mingi hästi pirakad kalad, hästi suured kalad on meil all. See kummilant üldse ei vaju, mul on vaja mingit paremat kummilanti, liiga kerge, mul on vaja mingit vähe teistsugusemat kummilanti. Enda arust panin ühe kõige sügavama landi nagu otse, mis mul on, millega ma ei ole kuskil saanud püüda põhimõtteliselt, seepärast, et ta on liiga sügav. Praegu on mul siis otsas Strike Pro lant. Okei, niimoodi paadi küljes on see väga kõva vidin nagu. Ta näitab ilusti täpselt ära, kus kohas sa oled ja mis elu sul toimub nii-öelda siis. Aga meie probleem on see, et meil enamus landid on sellised, mis on mõeldud madalas vees püügiks, sellepärast, et meil igal pool on madalad veekogud. Ja siin on nii sügav, nii et ega meil väga niisuguseid sügavaid lante ei ole, mis ujuks ala 5 meetri sügavuselt näiteks. Nii et praegu siin kala tabamine, ma kardan, et on ka pool õnneks. Saba ära ammustanud seal. Sellel oli saba olemas, see oli tutikas lant põhimõtteliselt, mis sa viskasid. See saba on põhiasi, mis neile meeldib, et sa teaksid. Vaata, võtta uus lant või midagi, ma arvan. Ossar raisk, suur kala 2 meetri peal ujus meilt alt läbi praegu just. Nii, meil nüüd põhjas all, sügaval, suured kalad. Täitsa paadi all, väiksemaid ka. Ta võib linask olla vabalt. Aga mul on värvikava on täpselt sama, mis sul nagu selles suhtes. Võiks nagu tulla küll keegi otsa. Uue landi paneme, kas meil on sellist samasugust? Meil on sarnane, sinises landikarbis on sarnane. Väga sarnane. Nii, pinnases praegu 1,4 meetri peal, suur elukas. Miks ma ei võtnud oma kalipsot kaasa? Mingi parv, suur parv kalu. Ma arvan, et linaskid. Hästi palju on neid siin all. Mis parv siin on? Ossa raisk. Näe, ma pean sulle näitama. Vaata seda põhjas, seda parve. Suured pirakad kalad, ossa raisk. Näed, vaata. Muidu ilma tiiperita oleks, siis ei teakski, et mingi... Mis elu käib, jah? Seda tahtsid proovida. Tahtsin, jah. Pane, anna siia. See kummikas. Kunagi oli mul nagu haugi tappin. Ainult tõmbasin sellega hauga. Kurat, keegi ründas korraks. Tiiper ütleb 20,2. Mis sa tahad öelda, et veetemperatuur pealt? Väga külm ei ole, aga ma ei tea. 20,2 on nagu liiga hästi tahetud minu arust. No, ma võin mürki võtta, et vahakulmus niimoodi see tiiper ei teeks hääli. Või parkunis või kus iganes. Siin kala on... Aga näed, siit läheb küll nagu mingi võrk või mingi asi oleks sisse tõmmatud pikalt niimoodi. No ma räägin. Jah, mul jäi jutt pooleli. Me tulime siia isaga. Meil oli oma kummipaat kaasas. Kogu aeg oleme ühte ja samamoodi kummipaati tassinud on ju. Iga jumalama kord. Järelkäru peale, koorma rihmaga kinni, korras. Seekord kuidagi üks polt hõõrus augu PVC sisse. Niisugune suur, nagu niimoodi, nagu väikse näpu ulataks enam-vähem auku sisse panna. Nii suur oli enam-vähem. Jõudsime siia, vaatasime, et üks pool on täiesti tühi, mis kuradi jama on raisk. No ja siis me mõtlesime, et nojah, et sõitsime tund 20, mis nüüd siis saab? Aga õnneks oli mingid kohalikud vennad siin, kes olid nagu, et jõu, me lahenatame paati, et paati ei taha. Okay. Kui nii kaugele on juba tuldud, siis nagu võiks, kurat. Aga tuul võiks olla, mitte olla nagu. Küll ei ole, ma ei tea, mis mega tugev tuul, aga tüütu. Natukene see lainetus ja kõik need asjad. Ta siin näitab, et midagi siin põhjas nagu on. Ja, mingid suured kalad väidetavalt põhjas täitsa. Ma lasen enda landi põhja praegu, vaatan, mis saab. No nii, nüüd pani mingi väike parv läbi. Ja mitte vähe, väga suur parv päev alt läbi. Väga suur parv. Holy f***. Suur ahvena parv tõenäoliselt. 3,4 meetrit, me oleme selle madaliku leidsime üles lõpuks. Kus räägitakse, et kala on s***. Ja nüüd sõitsime üle nendest parvest. Lõppes ära. Põhimõtteliselt. Kuradi pöörlev lant ei hakka pöörlema. Nüüd hakkas. Mina püsti ei näe, kuhu sõidan, jah? Nii, ja siin näitab praegu 7,5. Proovime nüüd niisugust asja nagu, mille nimi on spinnerbait. Ja ma ei ole mitte kunagi varem spinnerbaitiga püüdnud. Ma ei tea mitte midagi, mida arvata sellest. See näeb väga metsik välja. Nii palju oskan arvata. Konks on siin sees peidus, üks. Kaalub ta 10 grammi vist, kui ma õigesti mäletan. Kui see ei tõmba tähelepanu, siis ma ei tea, mis tõmbab.
ma ei tea, miks haug peaks mingit tuusti ründama muidugi. Niisugune huvitav kummikas. Haugi special. Professorid ja suured pöörlevad on katsetamata veel. See raibe kummilant vajub nii aeglaselt, nii kergena. Praegu ei ole kala. Need kured lendavad. Kas selle koha nimi ongi sellepärast, et kuremaa või? Tiiperiga on see, et ütleme, et kus mina näen, et kõige mõttekam on tiiperit kasutada, on esiteks jääpüük. Super asi tõenäoliselt jääpüügil. Näed kohe ära, mis sul seal vees toimub. Ütleme nii, et kui sa mingit särge tahad korgiga püüda kuskil, a la linaskit, midagi taolist jahid, saad sügavuse teada, kui sügavaks sa omal konksu paned, anja, kõik niisugused asjad. Landiga püügil, no ma ei tea, kurat. Kui ma nüüd neid kalaparvesid taga jään ajama, äkki ongi mingi särjeparve ja ei saagi ühtegi kala, mis selle otstarve siis on. Oleks peaaegu hõnge minema või see on näppude vahelt. Aga enamus on põhjas kõik. Kell on ajanäitaja. Anyway, jälle kala ei ole. 2,8 meetrit sügavust. Jääd isu. No ütleme, et vägev küll on ju, et noh, tiiper siin karjub ja värki, oo jaa, kalaparvi jälle. Aga me ei tulnud siia kalaparvi jahtima, mina tahan haugi saada. Ja iga kord, kui ma näen mingisugust hunnikut kala, siis ma tean, et haugi seal kohas ei ole, vaata. Paps. Iga kord, kui sa pöörad ennast niimoodi, siis mul on niisugune tunne, et me käime üle raisk. See tiiper praegu, no vahepeal näitab niisuguseid hunnikuid kalu, ma ei tea, äkki on tõesti siin niimoodi parves liiguvad. Ma ei tea, kas see on võimalik. Järgmine kord ma tulen kindlasti tagasi ja siis kui ma tulen, siis ma tulen kindlasti ka lipsoga. Ja kui niimoodi käib 1000 kala on all, siis ma... Kus sa kurat, vaadake lindusid, nii lähedalt lähevad. Anyway, järgmine kord ma tulen siia ka lipsoga ja kui samamoodi paneb hullu see tiiper, siis ma sukeldun ja vaatan, mis asi see on. Kas see on tõesti nii palju kala, nii ulme vahepeal, nagu ma tõesti ei tea. Ma siin kohas ei käinud sukeldumas, aga kohalikud kalamehed ütlesid, et siia kohta tule sukelduma. Siin kohas on kala, ütlesid kohalikud kalamehed. Sellepärast me täna siin olemegi sinuga, vaps. Selge pilt. Ma ei tea, mida uskuda. Olgu, panen oma õnge kokku. Ja no mingi lepiskala püügiks oleks see perfektne nagu selles suhtes, aga haugi püügiks, noh, sa ei suuda haugi niimoodi jällitada. Näed, et siin on parv all, palun lased ussi õnge üle ääre sisse. Jah, täpselt. Ja hakkad võtma. Täpselt. Hakkad meelitama tõuku, ussi, värki, ankrusse ja ole paigad. Söödad natukene, on ju mingi feederiga püüjad võib-olla, mis iganes. Mis ma tahtsin teha? Kes see vaata, keegi lubistab, läheb see pinna. Mina ei tea. Saarma see keegi. Kus kohas? Panisid plumps, 3 lupsu. Ujus sinna poole. Näe, nägid? Ei. Nägid? Opa! Mis asi see oli veel? See oli mingi huvitav loom, jah? Mingi saarmas või kopranu või? Tõpranu. Ei, see on saarmas. Läheb kala taga. Tõpranu ei lubista. Ma panen korraks mootori pausi, ma võtan selle tiiperi ära siit. Äkki talle ei mõju hästi see niimoodi. Laines olek. Lööb midagi sassi veel sees raisk. Oi! Ossor raisk, kus see paet liikus. Tagurdame sisse. Näe, võta see, paremalt see. Sa teed nii järskusid manöövreid, ise kardad ümber käia sellega. No mine, tõmba lähemale ennast ja mine põlvili, noh. Ma seda tegin. Vana merekaru. Ma ei tea, nii hull ei olnudki. Ei olnud muidu. Aga kummipaat on 10 korda parem raisk. Jah, tõstame koos. Okei. Vaata, et õiget pidi hoiad siis. Oi, mu telefon on siin. Tänane kalapüük oli ühesõnaga frustreeriv. Oli tänane päev. Jah, linnukesed, pardi onu. Tule siia. Jõudu! Kurat, ei leidnud üles, aga mul see kajalood näitas küll mingid kalaparvesid ja asju näitas, aga... Tead, kui ta näitab
1,2 meetri peal. Ta oli madaliku, leidsin üles seal, vaata, madalik mingi 3-4 meetrit ja kala istus seal põhjas enam-vähem, näitas. Ja siis pooles vees vahepeal näitas. No, muidu siin väga palju on kajaloodi peal mul see, et on seda kuradi 1,2-1,3 meetrit, see on tavaliselt viidikas või väike särg. No ja õudselt pilve, see näitas õudselt metsikult palju vahepeal, ma mõtlesin, kas kajalood on katki või? Ei ole, see on see väike kala. Kuule, kui suur sul see mootor on? 2,5. 2,5. Ja palju ta kaalub sulle? Mitte midagi, võtab ihku, 12 kilo. Väga palju ei ole, jah? Selle ostsingi, et ta on hästi kerge. Bensupaak on sees, pisike 4 takti. See on õhutusauk on lahti, hoia seda. Pane kinni, jah. Tähendab, poisid ostsid mulle 2,2 ja on 14 kilo või mis ta kurat on, aga selle kuradi supikausi niimoodi külge ei hakka panema. See, millega me siin käisime, sellega nina tõmbas vees püsti ja puha. Lissi selle 2,5-sega. Aga sa ise said kala või? 2 väikest jätikat sain. Oma kummipaadile suutsin augu lihtsalt saada siia tuua. Järelkäru poldi peakõrus augu lihtsalt, üks balloon on tühi. Täpselt niimoodi ilus väikse näpu auk, suur on auk. See on see PVC paad. Jaa. Seisad püsti, kurat, ei kõigu midagi nagu maapinna peal. Tabane kummipaat on täpselt samuti, mul oli istud selle serva peal, mitte midagi. Kuskile siia me saime. Poole ei lähe. Tagumisele balloonile siin, auk lihtsalt, kõva põhi on all. Siin on päris suur auk ilusti. Selle paadi jaoks on see mootor natukese lahja. Ühesõnaga, niisugune huvitav päev täna siis. Tulime oma kummipaadiga siia, suutsime augu sisse teha, ei saanud sellega liikuma. Meil on kaasas unnad, elussöödad, asjad, särgid, värgid, mõtlesime, tuleme, laksime siia haugi. Siis oli mul telefon siis vahepeal. Tegin restarte ja asju oma telefonile, et siis õnneks saime siia paadi laenutada. See oli vähemalt jumal tänatud. Paadi laenutus on seepärast, et kalda pealt siit põhimõtteliselt püüda ei ole mõtet. Ja siis oli kell oli juba liiga palju, kui me peale jõudsime. Landi viskasin sisse 18.40, ma tahtsin 18.00 enam-vähem juba vee peal olla ja püüda. See läks natuke pekki ja mis teha? Kindlasti ei ole viimane kord, kui ma siia tulen. Aga noh, juba see, et vaata, kummipaadi sisse suutsime augu teha ja nii edasi. Ja siis mingi niisuguse paadiga, millega ei ole kunagi sõitnud, mingi iga laine annab tunda, süda on paha. Ega mast käis maha kohe nagu. Ei olnud enam seda tunnet, et jaa, kalapüük, jee, kuremaa. Ja siis oli juba, kõigest oli juba, mõtlesin, minge kõik sinna samusesse. Ega praegugi väga meeldiv ei ole. Mine koju, hakka paati lappima. On seda või? Saaks rahuliku südamega kurat kala püüda üks kord elus raisk. Nagu enne muiste käisid püüdmas haugi, said ka ja mitte 1, vaid 10. Valisid endale 2 ilusat välja, viskasid üle tagasi. Kindlasti siin on. Come on. See on kõige t**tem kai üldse. Holy f**k, kus see käib. Niimoodi käib. Isa leidis pestika endale, mina pean üksinda asju tassima, feels good man. Nii, siin on kõik. Just see, et sõida siia 1,5 tundi autoga, tuled siia, meeleolu on suur, pikk maa on läbi sõidetud, tuled siia, hakkaks kala püüdma, paet katki. Siis saad veel püüda 2-3 tundi, 0 kala. Kus sa Tapal elad? Veepuhastusjaama lähistel. Mis siis? Mul 2 poega on Tapal. Perekonna nimi? Jõgi. Päriselt ka või? Jah. Sina ka Jõgi või? Ma olen ka Jõgi, jah. Mu isa on ka Jõgi. Aga ma Tapal küll rohkem Jõgis ei tea. Ma ei tea küll, et Tapal rohkem Jõgisi oleks peale meie. Aga 2 tükki on. No meie oleme ka. Aga täitsa huvitav, kurat. Mis sul endal ka siis perekonna nimi on Jõgi või? Ikka Jõgi. No näed, kurat, väga huvitav. Vähemalt perekonna nime järgi oleme nimekaimud. Oota, aga räägime. Mis pudelid need siin vee peal on hästi paljud, vaata? Kus kohal? Teisel pool järve otsas põhimõtteliselt seal. Need on meestel söödapoid. Söödapoid, jah? Jah. Need oli nii palju ja lähevad niimoodi pikalt. Ma mõtlesin, kas on võrk tõmmatud või midagi pärast, et ma ei julgenud sõita sealt üle. Olgu, eks siis paneme edasi, jah? Kuule, aga hüva siis.
ühesõnaga, me praegu mõtlesime, isaga sõitsime autoga ja mõtlesime, et me nägime seal järve peal, nägime igasuguseid niisuguseid plasmasnõusid hästi palju ja see vanem härra Jõgi, keda me kohtasime seal, tema ütles, et need on söödapoid. Ehk siis see on see koht, kus on sisse söödetud või on võib-olla mingi asi seal veel jäetud sisse, saad sa aru, mingi suurem söödaasi seal põhjas on ju. Ja see kogu aeg ajab seda sööta välja. Ja meie olime nüüd siis alla tuult nendest söödapoidest, et siis laine lõi nagu meie poole või nagu, et alla tuult ja meie olime alla tuult ja täpselt seal kohas, kus meie olime siis nii-öelda, seal olid need suured kalaparved. Särjed, nurud, mis iganes kuradi viidikad, kõik, kes selle sööda peale võib-olla sinna kohale ronisid ja nii edasi. Ja nagu see vanem mees ütles ka, et viidikas on selle 1,20 m peal ja mis iganes, et see teine mees ütles, et vaata, see teine mees ütles, et sa sinna ei jõudnudki, kuhu sa minna tahtsid. Ei, ma läksin täpselt sinna, kuhu mulle öeldi. See vaata kõrval majas seal sadama kõrval, selle vennaga rääkisin, see mingi terve elu sukeldunud ala 15 aastat seal. See ütles mulle, et näitas näpuga täpselt selle suuna peale, kuhu me läksime. Öeldes, et seal on kuskil on madalik ja kõik, hästi palju kala on seal kohas. Minu arust 3 meetrit on madalik, kui ülejäänud igale poole on 7 meetrit sügav, vaata. Ja kala oli ka seal, nii et nagu mina arvan, me olime õiges kohas. Lihtsalt ei suutnud tabada lihtsalt haugi, seepärast, et haug kartis neid ahvene parvesid. No seal olid need suured kalad, kes olid tõenäoliselt latikad. Ma arvan ka, jah. Mingi latikas, linask, vabalt. Kõik, kes sööd. Seal oleks korgiõngega olnud, võib-olla me oleks rebinud niimoodi, et silmad oleksid märjad olnud risk. Olgu, sõbrad. Järgmise korrani me nüüd sõidame 1,5 tundi Tapale. Tšau, baka!